Tere, olete kuulamas taas Halastuse sõnum podcasti ja täna me räägime natukene kutsumusest ja elust katoliiklasena tänases maailmas ja meil on külas Kärt Sõber, minu sõbranna, tuttav. Nii et kõigepealt küsikski, et kuidas sa ennast tutvustaksid, kui sa tutvustaksid ise? Kuidas ma ennast tutvustaksin? No, ma olen Kärt, olen katoliiklane aastast siis 2009. Olen pooleldi saarlane. Minu ema on pärit Saaremaalt. Vanaisapoolne suguvõsa oli seal. Vanaemapoolne tegelikult Võrust. Aga ise olen sündinud Tallinnas. Ja täitsa tavaline inimene. Tavaline inimene, käid tööl? Käin tööl. Sul on mingid hobid? Mul on mingid hobid. Ja. Nii et, aga võib-olla sa räägid natukene, kuidas sina katoliikluseni jõudsid? See oli tegelikult üsna selline pikk teekond, ma ütleks, et minu peres tegelikult keegi katoliiklane ei ole. Minu vanaema oli ristitud Luteri kirikus, ema samamoodi, siis seal samas Saaremaal, aga nad ei praktiseerinud, et mu ema käis leeris väidetavalt siis tema sõnul ainult sellepärast, et saaks sõita Desee kloostrisse, kuna tollel ajal siis oli nõukaaeg veel, siis eriti reisida ei saanud, et see oli siis tema argument. Ma ei tea, kas see vastab tõele või mitte, ma arvan, et ilmselt seal oli teisi aspekte veel. Ja vanaema siis seal kohalikus Luteri koguduses natukene käis. Praegu ta on 87, et ta väga enam kodust väljas ei käi, aga mina mäletan seda, kuidas vanaema ikkagi õhtuti meie isa palvet luges ja sellist jõuluaegset teenistust kuskil Muhu kirikus, võib-olla üks esimene mälestus, mis seostub kirikuga. Aga mina läksin Tallinnasse kooli, siis Vanalinna hariduskolleegiumisse ja see kool on päris seotud katoliku kirikuga. Toona küll usuõpetuse tunde ei olnud, aga teenistused kirikus olid. Mina põhikooli ajal väga palju tähelepanu sellele ei pööranud või aru ei saanud, aga mulle meeldis laulda. Ja sellepärast mulle meeldis seal kirikus käia. Et lugeda meie isa palvet ja midagi palvetada, okei, see tuli ära kannatada, aga peamiselt muusika. Peamiselt muusika ja siis hakkasin ka tegelema vanamuusikaga ja tegelikult mängisime päris vanu lugusid, võib-olla siis missasid kuskilt 10.–12. sajandist laulsime Gregoriuse laulu, et kõik see Neuma noodikiri ja asjad on üsna tuttavad minu jaoks. Aga jällegi, see muusika aitas, ma arvan, et kuidagi sügavamalt mõelda asjade üle ja ka ütleme kooli kontekstis siis kohtusin erinevate ka katoliiklastega. Aga tegelikult ühel hetkel, ma arvan, võib-olla kui ma olin 12, 13, 14, selles tüüpilises puberteedi ja alguse vanuses, kus ma siis hakkasin rohkem mõtlema elu üle ja mõtlema, et mis selle elu mõte siis on. Mina ristitud ei olnud, et mu ema mind ristida ei lasknud, aga hakkasin mõtlema sellepärast, et tundsin, et olen kuidagi õnnetu ja midagi on puudu ja et kui elu on selline, kus nagu mingit mõtet ei näe, et kas siis on mõtet elada. Et sellised väga võib-olla fundamentaalsed küsimused. Ja samas millalgi ka samal ajal lugesin Kääbiku raamatut. Teatavasti Tolkien oli ka katoliiklane. Ja see pani päris mõtlema ja üks asi, mis mul oli kuidagi selge pärast selle raamatu lugemist, ma sain aru, et ma ei taha olla nagu see draakon seal kulahunniku otsas, et kuidagi oled elanud oma elu ja siis see elu sul kuidagi pudeneb nagu liiv käte vahelt välja. Et see oli siis üks asi, mis oli minu jaoks oluline. Ja teine oli see, et ma kuidagi võib-olla ei teadvustanud endale, aga ma ikkagi otsisin tõde, midagi, mis oleks tõde, midagi, mis nagu annaks kuidagi kompassi, et mis ei sõltuks nagu teistest inimestest, et ma ka kuidagi tollel ajal olin väga sõltuv sellest, mida mu, ma ei tea, sõbrannad arvavad või klassikaaslased arvavad või mida mu ema arvab, aga et mis siis nagu päriselt
mis see sinu arvamus on? Mis see minu arvamus on ja mis see tegelikult nagu tõde on, et ma ka nagu enda arvamust väga ei usaldanud. Ja ka õige. Ei saa alati usaldada. Ja siis mingi hetk see muutus kuidagi järjest kriitilisemaks, see otsing, ütleme nii, ja vaatasin ka ringi, et mida siis inimesed ütlevad, et mis elu mõte on. Erinevad versioonid, et üks mu klassivend rääkis mingisugustest dimensioonidest ja sellest, et okei, et ma näen musta, aga see on tegelikult hall või et on tegelikult valge, sellest lihtsalt ei saanud midagi aru. Siis olid teised, kes siis arvasid, et et sa oled selline lihatükk, kes käib ringi ja siis pärast nagu hajud tühjusesse, on ju. Ja üks asi, mis ma unustasin öelda, et mul kuidagi oli see seos tekkinud, et kui ma leian selle tõe, siis ma leian selle, mis teeb õnnelikuks, et kuidagi see, et tõde teeb õnnelikuks, oli mul kuidagi mingi sisemine intuitsioon. Mingi sisemine intuitsioon või püha vaim või mis iganes, aga toona ma seda ei teadnud. Ja siis seal samas muusikagrupis, kellega me siis mängisime, ühel minu grupikaaslasel siis juhtus selline lugu, et tema klassiõde üks päev lõikas sõrme ja see veri ei jäänud seisma ja siis läks EMO-sse, tehti analüüsid ja avastati, et tal tegelikult on leukeemia ja juba väga hilises staadiumis ja lõpuks ta alguses vist ei tahtnud ka oma sõbrannadele ja klassiõdedele öelda, aga siis mingi hetk ta võeti Tartu Ülikooli kliinikumi sisse ja siis 6 aega enne seda, kui ta suri, siis ta palus ristimist Luteri kirikus. Ja see muidugi, kui inimene kohtub üsna lähedalt surmaga, see oligi üks esimesi kogemusi, sest kui mu vanavanaisa suri, ma olin veel väga väike, siis ma ei saanud täpselt aru võib-olla, mis toimus, aga et nii noor inimene tegelikult oli kas 19 või 20, et niimoodi võiks juhtuda, see tegelikult pani mõtlema ja ma sain aru, et mul tegelikult ei ole nagu midagi öelda, et tahaks nagu lohutada või tahaks kuidagi aidata, aga sõnu ei ole. Nii et ma siis olin vait ja ütlesin sõbrannale ka, et tead, et mul tegelikult, mida ma siis räägin Jumalast, et ma ise ei ole ju ei ole ristitud või ei olnud nagu midagi öelda, aga see pani väga mõtlema ja siis me tegelikult mõlemad hakkasime arutama selle üle, et ka Jumala üle vaidlema pärast proovi, kui me siis bussi või trolliga sõitsime koju, et siis rääkisime Jumalast ja niimoodi. Ja siis mõtlesime, et kas peaks mõnda kirikusse minema, aga mina jäin mõtlema sellele, et meil on ju Luteri kirik ja on katoliku kirik ja on õigeusu kirik ja on ma ei tea, mis kirik veel, et kuidas sa nagu valid nende kirikute vahel. Et tundus väär ise otsustada, et ma nüüd tüki-kaki kommi-nommi, et ma nüüd lähen siia, eks ju. Et otsustasin, et lase õige lahendus, siis tuleb minu juurde. Ja tollel hetkel ma olin ka ühes matkaklubis, lihtsalt sellised huvitavad faktid, mis nagu elu jooksul on. Ja siis matkaklubi juhendaja oli selline, ütleme, tegeles astroloogiaga ja siis ta ühel sellisel üritusel siis luges meile kõigile neid sünnikaarte, et kuidas see planeetide seis siis tollel hetkel oli. Kui sa sündisid ja siis natukene ennustas seda tulevikku ja siis mulle ta ütles seal, me rääkisime mingi 1,5 tundi, ma arvan, et päris pikalt ja siis ta ütles mulle, et jah, et sina ühel hetkel hakkad huvituma usust ja lähed kirikusse. Ma ütlesin, ma ei tea, et see, ma nüüd ajalises järjekorras ei oska öelda, see võis olla ka varem, kui ma selle peale mõtlema hakkasin, aga see oli selline asi, et pani mõtlema, et okei, väga huvitav, et hetkel plaani ei ole, aga kui ta nii ütleb. Ja siis jõudsin gümnaasiumisse ja tegelikult seal oli erinevaid inimesi, kes olid katoliiklased ja muidugi inimeste eeskuju alati aitab ja kuidagi ütleme, mille pärast ka ma olen väga tänulik neile inimestele, et nad kuidagi presenteerisid sellist kristlikku versiooni maailma või kristlikku maailmavaadet või seda, et väga nagu basic või nagu põhilisi asju, et kui sa tahad olla õnnelik, tee teisi õnnelikuks. Aga mina kuulsin seda esimest korda elus. Mitte kunagi ei olnud seda kuulnud, sest et minu kasvatus, minu pere
noh, me ei olnud kunagi sellistel teemadel rääkinud, kuna nad ise ei olnud, ütleme, noh, okei, olid ristitud, aga samas nad nagu ei elanud seda. Nad nagu ei elanud seda, et noh, et ja võib-olla ei osanudki elada, võib-olla seda koolitust oli nagu vähe või noh, uskusid omamoodi ja kuidagi võib-olla privaatsemalt ka minu vanaema, eks ju. Et siis noh, sellised asjad, et selleks, et olla õnnelik, tee teisi õnnelikuks, on ju, või noh, tõesti väga basic asi või kui me defineerisime mingeid vooruseid või noh, mõtled, et okei, suuremeelsus, noh, mis asi see siis on, et kunagi ei ole mõelnud või et mis on usk ja mis on armastus ja mis on lootus, et väga huvitav. Ja seal tegelikult järjest nagu ka mõeldes ja ka selle vaates, et ma olin pikka aega nagu otsinud seda tõde, siis ühel hetkel ma sain aru, et kuidagi kõik viitab sinna suunda, et võiks minna või noh, liituda katoliku kirikuga. Et tegelikult, kui ma võtsin ühendust piiskopiga, siis mul oli juba üsna selge, et ma olin nii-öelda seda teed näinud ja otsustanud, et aasta oli siis 2008, kuna oli maikuu, siis tagasi mõeldes mõtlen, nojah, okei, Neitsi Maarja maikuus, et siis see kateheesi kursus oli tegelikult lõppemas ja alustasin siis septembrist ja 2009 sain ristitud. Ja sealt siis algas nii-öelda elu katoliiklasena. 2010 oli siis kinnitamine. Ja muidugi võib-olla kui nüüd tulla kutsumuse juurde näiteks, et kuidagi väga loogiline küsimus, et eriti kui sa oled kuidagi alles pöördunud ja astunud kirikusse, siis tekib see küsimus, et okei, aga miks? Või et miks ma siis siia olen jõudnud või mida ma siis peaksin tegema või mida minult oodatakse, mida Jumal ootab. Et see küsimus tuli nagu üsna samaaegselt sellesse kirikusse astumisega. Ma korra küsiks enne, kui me räägime kutsumusest, et kas siin mõjutas kuidagi ka see, et VHK, Valani hariduskolleegium korraldab ka neid reise Torres Ciudadi, et kas see Hispaania reis, sa juba sellel ajal vist käisid kateheesis, eks ju? Ma käisin kateheesis ja tegelikult see oli 2009, kui oli esimene reis Torres Ciudadi. Ja see oligi see, kus sa vist käisid ka? See oli see, kus ma käisin. See oli 6 aega enne mu ristimist. Nii et ja tegelikult seal ma nägin oma kutsumust ja toona ma ei olnud valmis selleks. Ja ma mäletan, ma ütlesin ka Jumalale, et tead, et mina ei ole ristitud, ma ei tea mitte midagi, ma olen alles pöördunud ja üleüldse nagu see on võimatu praegu, aga et kui sa tahad minult seda, siis pead õpetama, kuidas vastata ja, et ma tollel hetkel ei olnud valmis. Aga räägime kõigepealt siis, mis üldse on nagu kutsumus ise, mida see tähendab, et me ilmselt kõik teavad, et on nagu kutsumus, et me otsime oma elukutset või mingid karjäärivalikud, aga nii-öelda katoliku kirikus me ja üldse kristlastena ilmselt muidu ka me otsime nagu oma elu sellist kutsumust nagu pühendumust, et mida see tähendab katoliiklase jaoks? Mida see tähendab katoliiklase jaoks? No, see on ikkagi, minu jaoks kutsumus on ikkagi see, mis on nagu sinu või siis endast rääkides minu missioon elus või mis on see, et miks mina siin maailmas olen ja mis on see, mida Jumal minust ootab. Et tegelikult öeldakse ju, et kutsumus on inimesel juba enne, kui ta sünnib, sest et Jumal on mõelnud meile enne maailma rajamist. Ja noh, ma arvan, et see ilmselt see küsimus, et miks ma siin maailmas olen või mida Jumal minust ootab, et see kristlase jaoks tuleb üsna loomulikult. Aga jah, sa tõid välja ka, eks ju, et on nagu professionaalne kutsumus või nagu pühendumus kirikus, aga ma ütleks seda, et tegelikult see kutsumus on ju ta on ju tervik selles mõttes, et inimene on tervik. Et ma olen sama inimene töökohal, kui ma olen kirikus, kui ma olen oma perekonnaga, et ta nagu hõlmab kõike tegelikult. Ja kui rääkida just konkreetsemalt sellest
noh, nii-öelda kristlikus kutsumuses tegelikult ju ka kõik kristlased on kutsutud pühadusele, et see kutsumus on kõigile, et leida pühadus, mis on siis Jumala armastus, aga noh, küsimus on kuidas, eks ju, ja noh, inimesed on erinevad ja keegi kunagi ütles, et kirikus on väga palju erinevaid teid, mis on tõsi, et kui hakata vaatama, et kas või nendel noortepäevadel, kus on need erinevad telgid, kus siis erinevad, ma ei tea, kongregatsioonid ja ühingud ja institutsioonid siis räägivad oma tegevusest, et tegelikult seal on neid väga palju ja väga palju erinevaid. Nad vist kutsuvadki seda kutsumuse mingiks laadaks või midagi, et saad tutvuda erinevate võimalustega elada oma usku. Sa saad nagu teada, et mis eksisteerib, et ma arvan, et iga inimene peabki leidma enda oma, mis on nagu see minu tee ja noh, kas ta tingimata peab olema mingisuguse institutsiooniga liitumine, tegelikult ei pea. Et noh, see sõltubki sellest, et mis minule sobib, mida Jumal minult tahab tegelikult. Ja noh, ma arvan, et see vastus või see lahendus ikkagi tuleb sinu ette mingil hetkel, et kui inimene otsib siiralt, ja ma arvan, et see tõe otsimine tegelikult on väga oluline, et otsida siiralt seda tõde, otsida ka seda, mida Jumal tahab, siis see tegelikult see inimene ühel hetkel jõuab selleni varem või hiljem. Et see on niimoodi ja muidugi, kui ma näiteks vaatan ka enda lugu, siis tundub, et see on juhus, on ju, juhus, et ma sattusin Vana hariduskolleegiumi, juhus, et ma sattusin vana muusikaga tegelema, võiks olla väga palju juhuseid, aga samas, kas need olid juhused, kindlasti oli minu vabadus seal, minu valikud, aga ikkagi on näha, et Jumal on seda teed nagu juhtinud. Ja tegelikult mingis mõttes, ma ei tea, ma julgen seda öelda, võib-olla on keegi, kes ei nõustu, aga tegelikult inimese jaoks on oluline leida seda, mis on see tema tee, aga tegelikult ei ole vahet, mis on sinu kutsumus. Tähtis on see, et sa oled näoga Jumala poole, et sa teed asju tema armastuse pärast, et sa oled nagu see isiklik suhe temaga, et kui ta kutsub sind sellele teele, väga tore, kui ta kutsub sind teisele teele, väga tore. Et tähtis on see, et inimene oleks õiges kohas, et mis reaalselt nagu tema jaoks sobib ja on nagu tema koht. Ja nüüd jõudes siis nagu sinu kutsumuseni, siis kas sa oleksid nõus natuke jagama, et me teame, et on erinevad kutsumused nagu preesterlus või abielu, aga et mis on see sinu teed, sa juba ütlesid, et sa said oma kutsumuse nii-öelda kutse Hispaanias. Ja tegelikult see algas, ma ei tea, kas algas, võib-olla algas sealt, et sealt see selline rahutus ja mõtlemine algas, et ma olen siis kuulun Opus Deisse, olen numeraar, et kõlavad nagu veidrad sõnad võib-olla, aga tegelikult see, ütleme, Opus Dei ehk Jumala töö, et see vaimsus on tegelikult leida Jumalat igapäevaelus, et oma igapäeva tööelus, pereelus, elades tavalise kristlasena, oma pere keskel, oma töö keskel, nende inimeste keskel, kes sul parajasti ümber on, eks ju, ja leida Jumalat seal oma töö kaudu. Ja see on, see on tegelikult selle asja tuum, eks ju. Ja ma arvan, et ilmselt tollel hetkel, kus ma olin ka alles saanud katoliiklaseks, kui ma ka seda kutsumust nii-öelda nägin, siis ega ma ei teadnud, mis see nagu täpselt endast kujutab, et tegelikult see, ütleme, et mingil määral on ka see, et sa kasvad sellel teekonnal täpselt samamoodi, nagu sa kasvad kristlasena, et sind on ühel hetkel ristitud, eks ju, ja siis ma mäletan hästi, kuidas sellel ülestõusmispühade teenistusel, kus mind ristiti, siis isa Filipp ütles jutluses, et ristimine ei ole lõpp, vaid see on algus, eks ju. Ja siis mõtled, et sa oled nüüd suure saavutuse teinud, on ju, et sa oled nüüd ristitud, et nüüd kuidagi asi läheb iseenesest edasi, on ju, tegelikult ja läheb edasi, aga see ongi nagu selle teekonna algus, eks ju. Ja samamoodi on kutsumusega, et
näed seda valgust, leiad selle nii-öelda seemne, eks ju. Ja siis on see küsimus, et kuidas seda seemet panna kasvama ja kuidas siis nagu edasi areneda koos sellega, et mis mind väga palju aitas, oli tegelikult miks ma või kuidas ma ka sattusin Opus Deiga kontakti, et ma avastasin, et nad pakuvad koolitust just nagu kristliku õpetuse kohta, kuidas elada kristlasena, ma ei tea, tänapäeva maailmas, kuidas elada vooruseid, kuidas erinevad ja kristlik koolitus tegelikult erinevates aspektides. Ja see on tegelikult väga oluline, kui ma mõtlen nendele inimestele näiteks, kes minuga koos ristiti või vastu võeti. No päris mitmeid neist enam ei ole kahjuks kirikus. Võib-olla nad tulevad kunagi tagasi, loodame. Aga ma arvan, et see on üks faktor, et see pöördumine ja see samm ei jääks nagu kuidagi pelgalt entusiasmiks, vaid ta leiaks järjest kindlamat pinnast ja selleks on vaja aru saada, mida sa usud, või miks kirik midagi õpetab. Et ma arvan, et see pime usk ei ole õige tee või vähemalt ta ei kesta nagu kaua. Ta ei kesta väga kaua, et sa pead aru saama, miks ja usk ja teadus ei ole vastuolus, on ju. Et seda on võimalik tegelikult mõista. Okei, on asjad, mis on müsteerium, aga isegi on võimalik mõista, miks kirik midagi õpetab. Ja tegelikult huvitav on ju see, et ka nagu 10 käsku, et Mooses küll pani nad on ju käsulauale, aga tegelikult need 10 käsku on ju kirjutatud inimese südamesse. Need on midagi väga loomulikku, et need ei tule nagu väljastpoolt, või need tegelikult tulevad seestpoolt. Et see tuleb avastada ja et kui me oleme Jumala poolt loodud, siis ta ka selle tõe, eks ju, on teatud määral meie sisse kirjutanud või selle ka tõe otsimise, sest kuidagi nagu ka kutsub oma loodut enda poole. Ja huvitav on see, et pärast ma läksin, eks ju, ülikoolile, õppisin geenitehnoloogiat. Ja mind väga hämmastas see, et meil oli arengubioloogia ja seletati, et kuidas elu algab, on ju, viljastamise hetkest, kõik teaduslikult, et millised faktorid seal mida teevad ja millised rakud ja nii edasi. Ja öeldi, et lause, et tegelikult sellest hetkest alates on selles, kas ta nüüd oli sügoot, ma hakkan juba ära unustama oma erialaga, aga selles on kogu geneetiline info, mis on vaja nagu inimese arenguks. Nagu selles embrüos? Jah. Just alguses ei ole embrüo, ta on mingi teine nimi. Ta koguneb, kui ta on juba kobar, siis ta on embrüo. Ja siis ma kuulen seda ja mõtlen, et aga see on nii loogiline. Ja siis mõtlen, et aga huvitav, et need inimesed, kes nagu sellest aru ei saa, et nad on just teaduslikult selle asja ära seletanud, aga tegelikult nagu inimesed ei mõtle selle peale pärast, on ju. Või nagu kuidagi ei saa sellest samamoodi aru, et see oli selline huvitav asi. Aga jaa. Nii et see kristlik koolitus nii-öelda siis aitab sellel seemnel kasvada ja seda sa seal palju lugesid. Absoluutselt. Ja tegelikult see teekond on ju kestab terve elu, et elukestev õpe, nagu räägitakse, et see on oluline. Nii, sa rääkisid natukene oma kutsumusest, aga et mida see tähendab, et olla numeraar või Opus Deis numeraar, et võib-olla alustad Opus Deist näiteks, et siis... Opus Dei on katoliku kiriku institutsioon, mis sündis aastal 1928 Hispaanias. Selle asutaja on Püha Jose Maria Escrivá ja Opus Dei selline põhiline nagu sõnum on see, et Jumalat on võimalik leida igapäevaelus oma töö kaudu, tehes hästi oma tööd, elades kristlasena maailma keskel ja pühitsedes oma tööd ja elades siis nii-öelda tavalise inimesena, et Opus Deis on erinevaid viise, kuidas seda kutsumust elada, kõigi kutsumus on sama, sinna kuuluvad ka preestrid, aga on siis
inimesed, kes on abielus, on inimesed, kes ei ole abielus, et mina siis elan tsölibaadis, et mis see mõte on, et tegelikult rohkem siis pühenduda sellele, et anda koolitust just teistele, et õppida ise rohkem ja anda koolitust teistele ja siis toetada teisi, et meil on Opus Dei keskuses, siis tegelikult me korraldame väga erinevaid üritusi, loenguid, seminare, pakume vaimulikku koolitust, aga see on avatud laiemalt, mitte ainult katoliiklastele. Et meil on ka näiteks noorteklubi just täna hommikul, kus siis tegeleme hoopis sellise tehnoloogiaringi ja robootikaga, aga ühtlasi siis anname lastele ka sellist, ütleme, inimlikku koolitust, sest et neist enamik ei ole katoliiklased ega kristlased. Ma lihtsalt tahan öelda, et need on väga toredad selles mõttes, et ma olen ise kuulnud, et muu tegevuse käigus täiesti, aga et ma olen kuulnud nagu neid loenguid või nii-öelda loeng lastele, aga selles mõttes, et ma mõtlen küll, et kui ma ise oleks neid saanud selles vanuses, siis nagu paljud asjad oleks väga teistmoodi. Ja ma oleks ilmselt kasvanud mina mõtleks ka suuremas rahus või kuidagi, et väga palju vähem halli ala nagu elu küsimustes oleks olnud, et ma arvan, et need on, ühesõnaga need on olnud väga armsad, mis ma olen kuulnud. Ja nii et igatahes, nii et on siis nii-öelda need, kes on abielus, neid vist nimetatakse supernumerarid ja siis on need, kes on numerarid ehk siis elavad. Ja tegelikult on ka abinumerarid, kes on ka numerarid tegelikult ja assotsieerunud liikmed, kes siis ei ela Opus Dei keskustes, aga elavad siis oma perega või oma korteris. Et mingitel põhjustel, mis on nende jaoks, et nende kutsumus lihtsalt oli teistsugune, aga elavad põhimõtteliselt kutsumus on sama tegelikult, aga lihtsalt ütleme see viis, kuidas seda kutsumust elada on erinev. Et see kutsumus on ikkagi lihtsalt see, et leida Jumalat ja teenida Jumalat oma igapäevases elus. Ma ütleks küll nii. Just. Ja oma töö kaudu muidugi. Oma töö kaudu. Et see hästi töötamine või oma töö hästi tegemine on tegelikult oluline, et see on üks viis, kuidas me muudame maailma seestpoolt tegelikult, et igaüks, ükskõik millises ametis me oleme või mida me teeme, et tegelikult ei ole vahet, kas sa oled tänavakoristaja või sa oled, ma ei tea, professor või sa oled minister või sa oled õpetaja või sa oled kes iganes, eks ju, mehaanik. Et võib küsida, et milline töö on siis olulisem. Tegelikult iga töö on oluline, mis on tehtud ausalt ja mis on väärikas, eks ju, aga võib-olla väärtuslikum töö on Jumala silmis see, mis on tehtud suurema armastusega. Et see on ka see viis leida pühadust. Ja ei ole ühte tööd, mis teeks õnnelikumaks kui teine või selles mõttes sa võid olla õnnelik, kui sa lihtsalt teed oma tööd armastusega. Ja ma arvan, et muidugi inimene peaks leidma selle töö, mis jälle sobib, sest me oleme kõik erinevad ja võib-olla mina näiteks IT-arendajaks ei saa mitte kunagi. Täna me proovisime lahendada Rubiku kuubikut. Ma järeldasin, et ma ei hakka vist mitte kunagi elus sellest Rubiku kuubikust aru saama ja ma tegelikult ei taha ka. Et on ikka, peab leppima, et mõnede asjadega ei saa hakkama. Et õnneks ma ei ole ka insener või IT-arendaja, et tegelikult töötan riigiametis. Ja see on tegelikult see, mis on pakkunud mulle väga huvitavat väljakutset, et töö juurde liikudes, et kuidagi inimesed mõtlevad, et kui sa oled riigiametnik, et siis sa oled bürokraat ja ma tegelikult ma olen pea 10 aastat olnud avalikus teenistuses ja mõtlen, et seda kuvandit tegelikult tuleb murda, et riigiamet tegelikult pakub sulle võimaluse teha väga palju head, ja ma arvan, et riik on piisavalt õhuke, et seda bürokraatia tegelikult koormab ka ametnikke, mitte ainult inimesi, ja tegelikult see on selline ka missiooniga töö, et see on huvitav, et sa tegelikult kohtud väga erinevate inimestega, väga erinevat mõtlevate inimestega, väga erinevate väärtustega inimestega, aga kuidagi see töö või see soov teha asju paremaks või kas või siis teenida Eesti riiki või
või arendada mingisugust valdkonda, et see on see, mis ühendab ja noh, ma ütleks, et minu kolleegidest ei ole keegi olnud katoliiklane, vähesed on kristlased ja ikkagi on võimalik leida ühine keel nende inimestega. Ja see on võib-olla sinu nii-öelda meie kõigi kristlaste kutsumus ka nii-öelda apostolaadiks, et see on võimalus jagada oma usku kas või lihtsalt sellega, et me elame niimoodi, nagu meie tahame Jumalat rõõmustada, et siis see paistab tegelikult ka teistele inimestele välja. Sest tegelikult eeskuju, ma arvan, on see, mis kõige enam kõnetab. Mulle on öeldud, ma ei mäleta, kes see oli, kes mulle ütles seda, et ma ei saa aru, sa oled nii normaalne inimene, kuidas sa võid olla katoliiklane? Küsisin, et kus sa seda vastuolu näed tegelikult, et muidugi katoliiklased on normaalsed inimesed, et ei ole kahtlust, aga noh, see jällegi näitab, eks ju, et noh, me elame selles ühiskonnas, mis me elame, et jälle ma ei tea, kellega me võistleme selles edetabelis, et kus on kõige vähem kristlaseid katoliiklaseid, et kas see oli Tšehhi, aga ja meie ümber on ju tegelikult väga palju inimesi erinevaid, kes arvavad noh, erinevates küsimustes täiesti teistmoodi. Ja ma olen alati mõelnud, et kui oluline on see, et leida see ühisosa nendega, sest tegelikult noh, mis meid ühendab, me oleme kõik inimesed, eriti kui me oleme töökohal, me tahame tegelikult teha oma tööd hästi ja tahame nagu saavutada üsna sarnaseid eesmärke, et seda ühisosa on võimalik leida, kuigi jah, ma ütleks, et see on paras väljakutse, et kuidas seda dialoogi saavutada nende inimestega, kes mõtlevad väga palju teistmoodi mingites küsimustes kui sina, et noh, kas või tervisevaldkonnas, eks ju, kus ma olen nüüd töötanud 10 aastat, et seal on väga erinevaid teemasid, mis tegelikult noh, millega ei saagi võib-olla kõigega nõustuda ja olen ka pidanud dialoogi inimestega, et nagu saada aru, kuidas nad üldse mõtlevad näiteks abordist või mõtlevad, ma ei tea, kunstlikust viljastamisest, noh, kõik need bioeetika teemad, eks ju, mis on keerulised ja kuidas siis panna mõtlema. Ja noh, ma arvan, et kui inimesed näevad, et sa oled inimene, kes proovib koherentselt elada, kes nagu elab vastavalt oma väärtustele, vastavalt sellele, mis noh, ka teeb seda, mis ta räägib, eks ju, või nagu seisab kuidagi oma väärtustest, mitte võib-olla väga nagu sõjakalt, vaid püüab seda dialoogi ja mõistmist ja leida seda ühisosa, et no tegelikult noh, kui sa oled hea professionaal, sind võetakse tõsiselt ja noh, see paistab välja, et see eeskuju tegelikult on oluline, kuigi noh, ma ütleks ka, et ega lihtne ei ole, võib-olla eriti noortel on ju, kes ka nagu otsivad alles oma kohta või võib-olla otsivad seda, et noh, mis see üldse minu selline tööalane kutsumus on või minu tööalane, noh, mis ametit ma üldse peaksin pidama või kuhu suunda vaatama, et tänapäeval neid valikuid on niivõrd palju, et vahel on nagu isegi keeruline, on ju. Väga. Et mu ema, ma mäletan oma ema, et seal oli mingi paar valikut, nii et tal väga palju variante ei olnud. Lõpuks ta lõpetas juristina. Aga just see, et noh, ka, et kui sa oled nagu vast pöördunud ja alles nagu astunud kirikusse, et ühelt poolt jah, see koolitus, eks ju, et ka reflekteerida selle üle, et miks kirik niimoodi ütleb, miks, eks see miks küsimus, ma mäletan, kuidas Tõnis Rätsep meil koolis alati ütles, milleks, mille nimel, et see kuidagi kodeeriti mulle sisse see küsimus ja noh, üldse see miks küsimus on väga oluline, et ka usu puhul, noh, kui mina pöördusin, sain katoliiklaseks, ma ei saanud kõigist asjadest aru või noh, kas või mingisugused teemad, et miks ei tohi abielu lahutada või miks, ma ei tea, seksuaalsuhteid ei tohi pidada enne abielu või noh, siis vaatad nagu ühiskonda ja mõtled, et aga seda ju tehakse. Okay, aga seda ju tehakse igal pool, et kus see loogika siis on. Aga noh, see ongi võib-olla, ja tegelikult kõigest ei peagi kohe aru saama, ütleks ma, ja võib-olla inimene ei olegi valmis kõigest kohe aru saama, aga noh, minu jaoks oligi nagu see usaldus okei.
Kirik ütleb nii, okei, ma üritan mõista, hakkan uurima, miks, küsima, lahendama mingisuguseid küsimusi, mis tekivad, eks ju. Ja siis sa tasapisi saad aru ja tasapisi kasvad, et noh, mul on ka üks sõbranna, kes kuidagi näeb usku nagu mingisugust sotsiaalset konstruktsiooni, et see on su siis vaatab seda kuidagi väga väljast ja ütleb, et et sul on siis vaja sellist nagu raamistikku, et elada, et sul oleks nagu raamid pandud, et siin on nagu need kiriku käsud ja et sul endal oleks siis mingisugune kindlus ja niimoodi, et siis ma mõtlen ka, et nagu sotsiaalne konstruktsioon, et tegelikult ei ole, et ta ikkagi inimene ju elab oma südametunnistuse järgi, et kui sul oleks mingi sotsiaalne konstruktsioon, millesse sa absoluutselt ei usu või mis sul nagu kuidagi väljastpoolt on peale pandud, siis seda on ikka päris raske elada. Minu meelest ka ja ma olen sellele mõelnud, et see võib väljastpoolt tunduda nii, nagu see oleks lihtsalt see raamistik, aga tegelikult ikkagi, kui sa päriselt sellesse ei usu, ega see nagu tegelikult sa ei tahaks ja ei oleks ka võimeline, mulle tundub iseseisvalt neid lahendama ja me peame nagu, mulle tundub alati meeles hoidma ja ka teistele jagama seda, et see on ikkagi eelkõige suhe Jumalaga selles mõttes, et kirik on võib-olla vahendaja ja abistaja selles valdkonnas ja preestrid ja kõik need sakramendid, aga eelkõige mulle tundub küll, et ka ilma nende igasuguste juhisteta nagu, et alles jääb ikkagi see suhe Jumalaga ja ma võiksin seda ka teoreetiliselt selles mõttes, ühesõnaga, et see aitab mind ka siis, kui ütleme, mul ei ole neid teisi inimesi või kirikut kättesaadaval hetkel, siis see suhe Jumalaga on see, mis jääb alles ja see on nagu see põhiline. Ja tegelikult on, mis ma olen ka näinud kohates erinevaid inimesi, et tegelikult on nii palju inimesi, kes ei ole üldse kristlased, nad ei ole katoliiklased ja nad tegelikult on palju paremad kui mina. Ja siis kohati hakkab piinlik, sellepärast, et sa näed, et nagu tõesti või et kuidas inimesed töötavad või kui hästi või kui pühendunud või kui et tegelikult neid inimene vajab eeskujusid enda ümber ja ei pea mõtlema, eks ju seda, et okei, et mina olen katoliiklane, ma nüüd tean, mul on tõde ja ma tean kõike, eks ju, et vastupidi, et tegelikult muidugi see tõde on olemas, eks ju, ja nii edasi, aga see ei tähenda, et meil ei oleks midagi õppida nendelt, kes meie ümber on ja vastupidi ka, eks ju. Et jah, see alandlikkus tegelikult on päris oluline. Ja. Ma tahtsin veel korra, me oleme rääkinud juba palju muust ka, aga tahtsin korra küsida, et sa rääkisid, et said selle kutse seal Torres Ciudadis või Hispaanias. Et Torres Ciudad, ma korra selgitan, on siis see kirik või siis see palverännaku sihtkoht Pühamu. Lõuna või Põhja-Hispaanias ja see on siis üks Opus Dei keskustest on ka seal, aga see Püha Jose Maria ehitas selle tagasi. Lasi selle ehitada, jah. Ja, nii et igatahes selgituseks, aga et kuidas sa said nagu, kui sa ütled, seal sa said selle kutse, kuidas sa said aru või nagu, kui sa oskad seda selgitada, et kas see oli lihtsalt mingi kindel arusaam või kas sa pidid olema enne nagu teadlik sellest, et üldse sellised variandid on olemas või? Ja ma tegelikult olin ju käinud, ühesõnaga ma rääkisin, et 2008 maikuus ma võtsin ühendust piiskopiga, mis tegelikult 2008 septembris ma hakkasin käima kateheesis. See oli siis 2009 aasta aprill ja aprillis oli see minu ristimine ja märts oli siis see reis. Ja tegelikult sinna ma sattusin ka suhteliselt juhuslikult selles mõttes, et minu klassikaaslased sõbrannad reisisid kooriga Ameerikasse ja siis ma mõtlesin, et kuidas ma siis lähen üksi sinna Torres Ciudadi, et meie klassist nagu väga keegi ei läinud ja siis üks mu sõbranna siis ütles, kui keegi on julge ja iseseisev, siis oled sina, et mine ikka sinna Hispaaniasse. Et okei, ma siis mõtlesin, et jah, ma lähen, aga tegelikult kutsumust ma nägin bussis. Mis näitab ka, et asjad on väga tavalised ja just mõtiskledes ühtedele sõnadele, mis keegi oli siis paar päeva tagasi öelnud ja kuidagi seal bussis olles, et kui me seal reisisime ühest kohast teise, et siis oli palju aega niimoodi mõelda ja reflekteerida ja ma arvan, et ilmselt see teema oli mul varasemalt juba nagu kuidagi sees, see küsimus, aga siis ühel hetkel ma nagu kuidagi meenutasin mingeid sõnu, mida siis
ühte fraasi ja siis nagu tekkis see mõte, et okei. Väga tavaline või tavaline ja mitte tavaline on ju, et aga see oli siis see hetk, kus ma tegelikult mõtlesin, et ma ei ole kindlasti valmis ja aprillikuus siis oli mu ristimine, mis tegelikult oli üks ilmselt kõige õnnelikum päev mu elus ja peale seda hakkas siis ka teekond katoliiklasena. Siis tegelikult 2010 ma siis palusin vastuvõtmist Opus Deisse ja tegelikult see on ka olnud päris pikk protsess, et seal on ikkagi 7 aastat enam-vähem või umbes niimoodi, kus nagu, mille jooksul sa saad rohkem koolitust, et ka nagu aru saada, et kas see tee on sinu jaoks või mitte. Et see on ka oluline, et inimene leiaks õige koha, et kui see ei ole nagu tema asi, et siis ja ta võiks olla õnnelikum kuskil mujal, et siis muidugi on oluline sellest teada saada. Ja need Hispaania bussid on järelikult väga huvitavad kohad. Bussijuhi nimi oli Jeesus, nagu ma mäletan. Jesus, lihtsalt, et mina sõin oma parima sõbranna ka ühel nendest bussisõitudest kuskilt mägedest alla. Nii et selles mõttes bussisõidud Hispaanias on olulised, soovitav. Just täpselt, et seal leiab nii mõndagi. Nii et eluks olulist. Mõndagi eluks olulist, täpselt. Ja minu katoliikluse poole astumise tee algas ka sealt samast, et minul küll bussist, peaaegu bussist, et pigem vist kirikust või nendest kirikutest, kus me seal käisime, aga bussis oli ju see moment, kui selle üle mõelda ja nutta, nii et selles mõttes bussist ka, et seal sai nagu palju ja küsida igasugustelt inimestelt igasuguseid asju. Seal toimusid pikad vestlused igasugustel teemadel nagu armulaud ja kõikvõimalikud huvitavad asjad. Nii et selles mõttes seda reisi võib soovitada ja pikki bussisõite huvitavate inimestega. Ja tegelikult see on oluline, see üksteise toetamine, sest kui ma mõtlen ka, et vahel ongi, et oht on see, et inimene jääb kuidagi üksi, eks ju, ja ütleme, ega see, et varem või hiljem sa satud elus on ju mingite valikute ette, kus sa pead valima, et kas niipidi või naapidi, mitte ainult kutsumuse mõttes, vaid ka üldse. Kui sa näed, et näiteks sinu sõbrad enamik ei ole katoliiklased või käituvad teatud viisil või teatud, ma ei tea, kombed võib-olla, mis ei ole väga kooskõlas või mis ei ole kristlasele sobilikud, et siis ongi, et mida siis mina valin ja kas ma siis julgen erineda, et see erinemine, eristumine on alati raske ja mõnikord me mõtleme, et mida need teised siis arvavad, et äkki meid jäetakse välja või äkki meist arvatakse halvasti või erinevalt. Aga tegelikult see julgus on väga oluline, ma arvan, et lõpuks Eestis on piisavalt vähe kristlasi või katoliiklasi, et ega tegelikult inimesed väga palju ei tea religioonist ja mingis mõttes see on isegi lihtsam, et neil on selline puhas leht, et ja kuidagi see vabadus eestlase jaoks on väga oluline mõiste ja samas ka see, et sa pead respekteerima teise vabadust ja ma arvan, et päris vähe on ikkagi neid olukordi, kus sinu peale vaadatakse kuidagi veidralt sellepärast, et sa oled katoliiklane või oled kristlane, et tegelikult pigem inimesed üritavad ka võib-olla mõista või vähemalt aktsepteerivad seda, et sa suudad jõuda sinna, et nad aktsepteerivad, et need on sinu põhimõtted, sinu usk, et see oled sina ja okei, minu on teine arvamus, aga see on selles mõttes asi, mida tasub mõelda, et tegelikult ei tasu karta, et pigem see annab väga palju vilja, et me tegelikult kogu aeg külvame, eks ju, kas siis selle armastusega tehtud tööga või nende sõnadega või selle sõprusega, mis meil inimestega on, olgu nad siis kristlased või olgu nad mitte kristlased. Ja millal need viljad tulevad, me ei tea, aga tegelikult nad tulevad, et ei lähe midagi kaduma sellest, et seda tuleb ka mõista
ja noh, võib-olla see, mis ma olen ise viimasel ajal palju mõelnud, on seesama vabaduse mõiste, et noh, inimesed sageli mõtlevad, et see vabadus tähendab, et ma võin teha mida iganes ma tahan ja mina olen üks mu sõbranna, kes ütleb, et noh, mina olen vaba hing, ma teen kõike, mis ma tahan. Siis ma ütlen, et noh, vaba hing jah, aga noh, et kuhu sa jõuad oma selle vaba hingega, on ju, et noh, lõpuks mõista, mis on see tõeline vabadus, sest et ka, et see vabadus peaks olema kooskõlas tõega ja ta peab olema, kui see vabadus ei tee head või sa valid nagu seda, mis sind tegelikult ei tee vabaks, siis noh, kas see on tõeline vabadus, ei ole, eks ju. Ja see on võib-olla meie roll ka, et me ei saa inimestele öelda, et noh, selle sama sõbrannaga, noh, et ütleb ka, et no jaa, mul olid need mingid, ma ei taha öelda luterlastest sõbrad, aga noh, mingid sõbrad seal ja siis ütles, et no sa elad valesti. See on no jah, et ja võib-olla ta elab valesti, aga kas mul on kasu, et ma talle ütlen, et sa elad valesti, on ju. Noh, võib-olla see on reaalsus, aga noh, ma pean teistmoodi lähenema sellele, et pigem teda ennast aitama, mõelda oma elu üle, sest ma ei saa tema eest teha neid otsuseid ja ma ei saa nagu talle öelda, mis ta tegema peab, sest tema vabadus. Aga ma saan palvetada tema eest ja ma saan noh, aidata tal mõelda, et kas see, kuidas ta käitub või ta elab, et kas see teda päriselt teeb õnnelikuks ja kui sa tegelikult nagu otsid seda, et mõista inimesi, mis mõistmine on väga oluline, sest noh, vaadates ka ümber, eks ju, et kui rasked on tegelikult inimeste elud ja kui palju kannatust on ja erinevaid probleeme. Tegelikult see, et mul on usk ja see valgus ja ma tean, mis on see tõde ja mul on kuhugi minna, kas või pihile minna, kui ma ise olen eksinud, eks ju, see võib juhtuda. Ja see ei ole probleem, siis ma tean, et no see on mitte probleem, et noh, et ma nüüd rahulikult käin ringi ja teen pattu, aga selles mõttes ei ole probleem, siis ma tean, et nagu see kadunud poja evangeelium, eks ju, et ma saan alati minna tagasi. Aga noh, mõelda nendele, kes on meie ümber, kellel tegelikult seda ei ole ja kes ei näe sellest olukorrast võib-olla väljapääsu, see on ikkagi päris raske. See tundub hästi kurb. See tundub ja see ongi hästi kurb ja kui sa hakkad mõtlema ja sa näed, noh, mul on näiteks üks sõbranna veel, kes ütleb, et noh, tal on mingi, ütleme, probleem, et ta oli ükskord aasta aega oli nagu voodis ja ta ei saanud liikuda oma selja tõttu ja noh, ta on öelnud, et kui ta ütles seda, ma mõtlesin, et ma ei tea, mida ma teen. Ütles, et noh, et kui see järgmine kord juhtub, et siis ma teen eutanaasia. Siis ma jäin täiesti nagu noh, jäädki vakka nagu. Jäädki vakka ja mõtled, et noh, kuidas nüüd edasi? Kuidas edasi, eks ju. Noh, õnneks tänaseni ta on elus, aga noh, ja muidugi palvetan tema eest, aga noh, samas jah, et lõpuks on ikka see vabadus. Lõpuks on see vabadus ja noh, muidugi ka see, et kui sellel inimesel oleks usk ja tal oleks Jumal, kui palju lihtsam oleks neid kannatusi taluda, siis ei tähenda, et okei, me oleme katoliiklased, meil ei ole mingit probleemi, elu on lill, on ju. No ei ole nii. Meil on ikkagi need samad raskused, mis on teistel, aga meil on see abi ja valgus, et sellega toime tulla ja me teame, et kui me eksime, me saame tulla tagasi. Aga noh, paljudel inimestel seda ei ole ja see on see ja noh, see on ka see huvitav küsimus, et miks mul on usk ja miks mitte tal. Et see on mingi kutsumus, eks ole, või noh, selles mõttes, et nii on. See on müsteerium, miks Jumal on mulle andnud usku ja mitte sellele, kes on minu kõrval. Aga võib-olla noh, Jumala plaanid, võib-olla kunagi taevas me saame teada, miks, aga samas ühelt poolt see on väga ilus, eks ju, et mingis mõttes iga katoliiklane, iga kristlane, kes käib siin Eestimaal ringi, eks ju, ta on nagu see Kristus inimeste seas, sest noh, Kristus elas ka ju, eks ju, 30 aastat tavalist elu puussepana. See evangeeliumis ju öeldi, et noh, see on mingi puussepa poeg ju, et me ju tunneme teda ammu. Et nad ei saanud isegi aru paljud, et noh, midagi erilist temas oleks, eks ju. Et me mingis mõttes samamoodi oleme see Kristus inimeste keskel. Et ühelt poolt
väga ilus, aga teiselt poolt ka suur vastutus, eks ju, et võib-olla keegi ei palveta nende inimeste eest või mina olen ainuke, kes palvetab selle inimese eest ja tolle inimese eest. Ja esimene inimene, kes palvetab. Ja võib-olla nad kunagi astusid Peterbouli katedraali uksest sisse, võib-olla nad kunagi ei pöördu, aga vähemalt nad on näinud. Nad on kohtunud Kristusega oma teel või vähemalt me oleme palvetanud nende eest ja Jumal teab paremini. Ma tahtsin öelda selle eristumise kohta, mis juba nüüd tükk aega tagasi oli, et see tegelikult tekitab huvitavaid vestlusi, et see vahel tõesti tundub nagu hirmus või et mis minust siis arvatakse ja kuidas ma ütlen ja praegu minu elus olnud ka olukordi, kus ma ka ütlen nagu mingid täiesti uute seltskonnade ees, kuna see lihtsalt tuleb kuidagi jutuks, et on mingid asjad, mida ma elus teen või olen nagu näinud ja see tuleb kuidagi põhjendada ja siis mida sa muud ütled, et sest ma olen katoliklane või et ma sellepärast satun näiteks kirikusse või nii ja see tegelikult, kuna ma olen seda öelnud, siis see on viinud huvitavate vestlusteni ja isegi selleni, et minuga tahetakse kohtuda ja siis ma küll mõtlesin, et huvitav, mis nagu nüüd tuleb, et keegi kutsus nagu nii-öelda vaibale või et mis nüüd tuleb ja siis mult lihtsalt küsitakse, et sa oled minu jaoks esimene katoliklane ja siis ma mõtlen, et okei, tore, väga tore, et nüüd tuleb huvitav vestlus ja tuligi ja üldse mitte nagu halvas mõttes, vaid lihtsalt selles mõttes, et natuke oli küll hirmus muidugi, et kas ma nüüd nagu räägin adekvaatselt või kas ma nagu oskan nüüd nagu, et õnneks Jumal loodetavasti aitab meid sellises hetkedes, aga lihtsalt, et selliseid vestluseid tegelikult tuleb ja see on huvitav, inimestel on tegelikult huvitav nagu kuulda ja näha ja neil tekib nagu omi huvitavaid mõtteid sellega seoses. Aga ma tahtsin sellest vabadusest ka rääkida, et kristlik vabadus või kristlik nagu arusaam vabadusest on natuke tõesti erinev sellest, et teen seda, mida tahan ja kuidagi võin teha ja võin minna. Et me räägime natuke sellest raamistikust, et selles mõttes, et tõesti meil on mingis mõttes selline nii-öelda raamistik, milles me elame, aga see ei tulene sellest, et meil on raamistik, vaid tuleb Jumala armastusest ja sellest, mida Jumal meilt palub, sest et me armastame teda, aga kas oskaksid selgitada, mis see kristlik arusaam siis vabadusest on, et mis see vabadus siis on? No nii nagu mina seda mõistan, siis ta tegelikult on seotud ikkagi sellega, mis on hea. Ehk siis vabadus on see, mis on hea, et sa teed seda, mis on hea, sest et kui sa teed seda, mis on halb, see ei ole vabadus. Et okei, sul on valik teha halba, aga see ei ole tõeline vabadus. Tõeline, mäletan piiskop kateheesis minu meelest seletas seda sellise autotee või liikluse näitega, et need liiklusmärgid ja need teeviidad ja suunad, et kuidas on nagu tuleks liikluses käituda, et see ei ole nagu selleks, et piirata vabadust, vaid see on pigem selleks, et see on see tee, kus peaks sõitma, et okei, ma võin selle autoga sõita kraavis ka, aga tagajärjed on ju, auto on katki, mina ise ka võib-olla, et see ei ole vabadus. Mina olen ka aru saanud, et see on nagu, et kui on nii-öelda mingid suunised, ala näiteks liikluses, et on kiirusepiirang, siis see on nii-öelda sinu valik, kuidas sa sellele reageerid, et kas ma nüüd siis nagu mul vabadus valida, et jah, ma järgin seda, mul on vabadus valida, et ma ei järgi seda, aga samas võib ütlest juhtuda, et kui ma seda ei järgi, siis mind ootab õnnetus, eks ole. Et natukene võib-olla samamoodi, et meil on nii-öelda vaba tahe, kas vastata Jumalale või mitte ja lihtsalt nendest tagajärgedest me võime olla teadlikud, aga me ei pruugi olla teadlikud, sest et me ei tea alati Jumala teid. Aga jah, et see vist ja küsimus on ka, et miks inimesed valivad valesti, eks ju. Mäletan, et keegi kunagi ütles, et inimene tegelikult valib oma arust alati head, isegi kui ta teeb halba. Ma olen ka nii aru saanud. Ta ikkagi nagu otsib head, sest inimene, Jumal on loonud meid tegelikult ju heaks, aga me oleme nõrgad ja meil on need patu nagu kui me oleme haavatud sellest patust, eks ju, ja meil on lihtne ka eksida, aga ja seetõttu me mõnikord peame heaks ka seda, mis tegelikult ei ole hea. Ja küsimus on ka see, et see siis sisemine vabadus on hästi oluline, eriti ma arvan ka tänapäeval, et aga see tegelikult tähendab ka palju tööd iseendaga, et saada aru, mis tegelikult minuga toimub või mis mind nagu tagasi hoiab, et kui mõelda, et vabadus on see, mis
tegelikult teeb mind õnnelikuks, mis nagu ühendab mind selle tõega ja headusega, siis mis on siis vastupidiselt, et mis on need asjad, mis mind nagu takistavad olemast õnnelik, olemast hea, et võib ka niipidi mõelda, ma arvan. Ja no eks igaüks peab endaga tööd tegema lõppkokkuvõttes, et eks need erinevad kogemused elus, kas või ma ei tea, pereolukord, mina näiteks kasvasin ilma isata, keda ma kunagi ei ole tundnud. Tänaseks ma tean, et ta on lahkunud, aga ka minu ema oli, eks ju, üksik ema, kes kasvatas mind üksi, minu vanaema siis ka selline nõukaaegne töökas naine ja mina siis nii-öelda uue põlvkonna esindaja tollel hetkel, et ka ikkagi mitmed teemad, mida on tulnud nagu lahendada ja tegeleda. Aga jah, selle sisemise vabaduse saavutamine, ma arvan, et see ongi nagu protsess ja ta on tegelikult väga oluline, sest ka võib-olla ilma selle sisemise vabaduseta on ka raskem kuidagi Jumalaga suhelda. Ja, sest et kas vabadus on siis sellisel juhul ka mingis mõttes vabadus nagu kurjusest, et vabadus nagu, et mulle tundub küll, et kui me käime pihil või niimoodi, siis on korraks nagu, et ma olen nagu selles mõttes, et ma olen puhas ja ma olen nagu vaba, et kuidagi teha head on tõesti selles mõttes küll vabadus. Et kui me teeme head, siis tegelikult see hea tegemine muutub lihtsamaks, ta muutub nagu harjumuseks, eks ju. Ja see on ka üks põhimõte, kuidas neid uusi harjumusi kujundatakse, et mida rohkem sa teed head, seda lihtsam sul on tegelikult teha head. Harjutamine. Jah, harjutame hea tegemist. Ja. Meil on tavaks, et ma küsin lõpus ka sellise küsimuse, et kuidas sa julgustaksid või mis oleks sinu sõnum katoliiklastele Eestis, noortele või kuidas iganes, äkki on midagi südamel, mida sa tahaksid öelda? Võib-olla selle taustal, mis ma olen öelnud, et olge julged, elage oma südametunnistuse järgi, otsige tõde. Väga ilus. Aitäh! Aitäh sulle, et sa tulid!